nii-öelda oli ka kammutatud niimoodi taustal, aga oli ka näha, et oli pingutatud nii-öelda hääle poole pealt ja on ja erinevaid asju, et ongi julgesti enda videot teele ja vaatame, mis siis kõige valitumaks või kõige lemmikumaks siin saab, et alati ei pruugi see olla kõige autentsem hääl, kõige võib-olla see võitja hääl nii-öelda, et kindlasti hindame ka originaalsust ja kuna meil komisjonis on mitmed liikmed, siis kõigil on erinev natuke maitse ja sellest tulenevalt võib see võitja olla hoopis keegi teine. Vaat, kui sügavmõttelised avaldused siit oli. See rallikas hakkas kraavi kiskuma. See on juba pühapäev, ütleme see, et Super Sunday. Super Sunday, 2 päeva on ralliraadiot, see on teinud olema 2 päeva 14-tunnised vahetused, mis jääks veel paremalt andki meile 24-tunnine vahetuskamp eelmisel ära. See on juba 30 tundi on seda ralliraadiot tehtud nii-öelda, kui me väiksed pausid on olnud ja korraks on seda momentit ka saanud kuulda, aga vähe. Tore on näha, et meid kuulatakse sellepärast, et metsikult palju on järsku tulnud meile sõnumeid. Nii kui me hakkasime auhindadest rääkima, kohe läksid need WhatsAppi kraanid valla ja hakkas tulema sealt ikka pakkumisi. No Robert Virves, Urmo Aavad, keegi ei ole pakkunud veel. Kuulge, ärge alahinnake meie suurt eeskuju siin, eks ju, et vaatsin juba vanameistrit, aga õnneks vist ei öelnud. See ei ole otsesaade, selle saab välja lõigata. Ei noh, kuule, see vanameister on nagu aupaklik, las ta jääda. Super Sunday. Aga lisaks sellele, et meil on tulnud Robert Virvese nimesid siin järjest, kes siis võidab või on kiirei mees tänast viimasel kiiruskatsel, on ka Kauri Pannase rändkarikale tulnud tahtjaid ja on saadetud ka nüüd hommikul neile toredaid videosid ralliauto hääle imiteerimisest ja Terek on meile tegelikult kuulame, kuidas siis Terek sellega hakkama sai ja Kauri Pannas ka pärast kommenteerib, et kas on auhinnad